tähelepanu. Nad on kohal. See naine oskab rõõmu tunda mõnusast jõudeolekust. Targa inimesena loodab ta looja peale, aga see ei välista, et ta ka ise lahendusi otsib. Ta üritab lolluse ikka enne suurema kahju tekkimist ära tunda. Teda huvitab, miks asjad juhtuvad just nii, nagu nad juhtuvad. Seesama uudishimu ajendabki Tartu Ülikoolis 5 aastat ajalugu õppima. Tele- ja raadiotööd on teinud kokku 13 aastat. Tere õhtust! Viipekeel on kurtide emakeel ja meie keeleseaduses on kirjas, tsiteerin, Eesti viipekeel on iseseisev keel ja viibeldud eesti keel on eesti keele esinemiskuju. Eestis on umbes paar tuhat kurti ja vaegkuuljat, nende seas siis päris kurte kuskil 1400–1500. Katsume tänases saates selgusele jõuda, kas kurtidele inimestele kõnelemise ja õpetamine on mõistlik tegu. Ja kas kurdid ise on rääkima õppimisest huvitatud. Kuna me väga tahame, et see tänane arutelu jõuaks ka kurtideni, siis on saates ka 2 viipekeele tõlki, Liivi Holman ja Ulvi Saks. Kõigepealt viime teid aga Tallinnas asuvasse Heleni kooli. Niina Sarvik, kuud. Rääkida või mitte rääkida? See esmapilgul kohatuna näiv küsimus on kurtide ja vaegkuuljate maailmas ootamatult aktuaalne. Sest kurdid inimesed, keda Eestis on umbkaudu 2000, mitte ainult ei viiple, vaid on võimelised ka omal häälel kõnelema. Selleks tuleks neid aga maast madalast õpetada. Kurtide laste õpetamisele spetsialiseerunud koolid on seda Eestis alati ka teinud. Oraalne kõne ja hääle kasutamise õpetus kurtide koolides on kord olnud olulisem ja jällegi vähem olulisem ning peegeldab selgesti kurtide maailma eriarvamusi kõneõpetuse olulisuse osas. Probleem on üle maailma, vaieldakse, mis meetodiga õpetada kuulmispuudega inimesi. Ja tõde on ilmselt kuskil seal vahepeal. Airi Püss on Tallinna Heleni kooli direktor. 1994. aastast tegutsevas koolis õpivad nii kuulmis, nägemis ja vaimu ning ka liitpuudega lapsed. Kõneõpetuse teemalised tõmbetuuled on ka Heleni koolis puhunud kord siit, kord sealt suunast. Kooli algusaastatel muudeti kõneõpetus vabatahtlikuks ja tulemuseks oli noorema põlve kurtide väga kehv kõneoskus. Nüüdseks on ajad paranenud. Kõneõpetus on nüüd algklassides saati on ta kohustuslik, aga just need suuremad õpilased, vanemad, kellel vahepeal on see lastud vabatahtlikuks ja kui nad nüüd enam motivatsiooni ei leia, siis nendel ei ole ta kohustuslik. Motivatsioon ongi see kese, mis kurtide kõneõpetuse poolt ja vastu argumente kogub. Sest ühelt poolt, miks on kurdil vaja üldse kõnelemist õppida, kui ta peamiselt kaaskurtidega viipekeeles ainult suhtleb? Aga teisalt, maailmas, kus on kuuljad ülekaalus ja teenindavas sektoris kurte ei leia, on ju paratamatult vaja suhelda, kas siis poes, pangas või arsti juures käies. Ja midagi teha pole, rääkijana saad sa ühiskonnas paremini hakkama. Tere! Kõneõpetus on kindlasti üks oluline osa kurtide haridusest, seda ei saa minema visata nii-öelda. Aga ma olen ka veendunud, et ei saa olla kogu õpetus üles ehitatud ainult kõneõppimisele, vaid tuleb anda ikka ka teadmisi nagu kõigile. Aga kõneõpetus kindlasti, aga seda ei saa hakata tegema teismelisele või täiskasvanud inimesele. See tuleb alustada maast madalast, väiksest lapsest, et ta harjuks kasutama kuulmisabivahendeid, et ta harjuks ka suuliselt väljendama ennast. Eesti kurtide kesk- ja vanemaealisem põlvkond sai hariduse Porkuni kurtide koolis, kus kõneõpetus oli rangelt prioriteetide seas. Porkunis õpetati lapsi selliste meetoditega, et omavaheline viiplemine oli tunnis keelatud ja sellega vahele jäämisel võis joonlauaga vastu näppe saada. Ja kõneõpetaja sättis teinekord sõrmedega lapse keele ja suu asendit häälikute esile toomiseks. Karm metoodika kandis vilja. Paljud Porkuni kooli lõpetanud kurdid suudavad täiesti mõistetavalt ennast kuuljatele väljendada. Teiste seas ka Tiit Papp, kes juhib Tallinna ning Harjumaa kurtide ühingut.
Tiit Papp on ka Heleni kooli pedagoog, kes annab lastele matemaatikat ning füüsikat. Kuulmispuudega aineõpetajaid pole Heleni koolis küll palju, ent hariduse saavad õpilased siin tõlkida või viipekeelt oskavate õpetajate abiga ikkagi endale arusaadavas keeles. Ainet iseenesest nad omandavad ikkagi viipekeeles, aga et toetada eesti keele õpet ja seda kinnistada ja säilitada ja arendada edasi, selleks peaks igas ainetunnis tegelema ka eesti keelega. Et see on pigem selle jaoks. Me võime teadmised anda küll jah, ainult viipekeeles, aga siis ta saab need ka täpselt siin nii palju, kui õpetaja seal ees viipleb. Ja kui tal eesti keel jääb tahaplaanile, siis ta ei suuda aru saada õpiku tekstist või õpetaja poolt antud lihtsustatud tekstistki või lugeda internetist või kuskilt midagi materjali juurde ja aru saada, kas või ajalehestki. Et see on see, et muidu ta jääb väga isoleeritud maailma, kui me kontsentreerime kõik selle õpetuse ainult viipekeelseks. Vaata pilti! Ja eesti keelt, nii kummaline kui see ka ei tundu, õpetatakse Heleni koolis justkui võõrkeelt, läbi mille saab maailm ja selles toimuv oluliselt selgemaks. Minu kogemus, mida on 17 aastat kurti kasvatades, on ikkagi see, et kui laps on kuuljate inimeste perest pärit, ta tuleb meie juurde, tal ei ole ühtegi keelt, ei eesti keelt, ei viipekeelt, siis ja me õpetame seda paralleelselt mõlemat, sest me ei jõua oodata lapse kasvatamise ja arendamisega sinnamaani, kuni tema eesti keel saab nii heale järjele, et me saame seda eesti keeles ainult teha. Ülesanne siin! Raili Loit on Heleni kooli õpetaja, kes õpetab lastele eesti keelt ja kõneõpetust ehk sisuliselt 2 algkeelt. No eks see ikka käib lause kaudu ja põhimõtteliselt ikkagi sama ju nagu tavakooliski. Et selgeks, et on eesti keeles käänded ja mis need tähendavad ja missugused lõpud on ja kuidas need selgeks saavad, see on suhteliselt individuaalne ja sõltub sellest kasutamisest. Et põhireegel on ikka see, et peab harjutama ja veel harjutama. Kas teil tuleb seda praktikas ka, et teinekord gümnaasiumiõpilane ei tea, et tuleb öelda, et Mari läheb kooli, mitte et Mari läheb kool? On ikka loomulikult. Et see tase võib olla väga erinev. Et mõni võib rääkida ja kirjutada väga ilusat eesti keelt ja teisele see jääbki probleemiks. On siin küll selliseid vanemate klasside õpilasi ka, kes hea meelega käivad ja alati tulevad naerunäoga tunni ja tahavad ja teevad tööd korralikult, aga suurem osa ikkagi on selliseid, kes nagu ei ole sellest väga huvitatud. Ja? Ühelt poolt kindlasti see, et mida siis teised võib-olla minust arvaksid, kui ma räägin ja ilmselt ka ühelt poolt see, et ega see ei ole ju kerge, et see on lisatöö ikkagi lapsele, see on raske, kõne õppimine, see ei ole üldse kerge, et kõik need asjad kokku ilmselt mõjutavad seda. Ja kui nad arvavad, et neil ei ole seda vaja, sest neil on viipekeel, seda enam ei ole seda motivatsiooni. Ja kõige lõpuks tundubki, et motivatsioon on see, mida kõneõpetuse vajalikkuses kurtidele kõneledes tuleb kõige enam silmas pidada. Sest inimene on oma loomult tegelikult laisk ja läheb kergema vastupanu teed. Ja jääbki endiselt üles küsimus, kas kõnelda või mitte. Eesti kogemus näitab, et kui ei sunni, siis vabatahtlikult asuvad rasket kõnekeelt õppima väga vähesed kurdid. Jätkame sellel samal teemal nüüd stuudiost. 2 külalist on laua taga. Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu esimees Toomas Sepp. Tervist! Tervist! Ja Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees Volli Pärnla. Ja sama küsimus nagu kõlas ka videoloost. Kas õpetada kurtidele kõnelemist või mitte? Toomas. Minu arvates see ei ole üldse küsimus, kas õpetada või mitte. Siin õieti ka märgiti, et motiveerida on kuidagi vaja seda ja ikka, kui me täna ikka liigume selles suunas, et järjest rohkem kurdid integreeruvad ühiskonda, ei ole enam selliseid
kurtide ettevõtteid, kus naised töötavad õmblejatena ja mehed on puuseppadena tööl. Järjest rohkem see tööpõld nende jaoks avardub. See tähendab, et järjest rohkem on vaja kuuljate inimeste ühiskonnas hakkama saada. Nii et ma arvan, et see keeleõpetus on igati vajalik ja mida varasemast seda saab teha, seda parem on. Olete nõus? Mis sa sul ühiselt päris vastata, et ise olen nagu teistmoodi üle sündinud kurt, olen 10-aastane kuuljas keskkonnas kasvanud, mul on kõne, on suur lugemine, aga seda, mis Toomas uuetas, kõnet tuleks ikka õpetada. Meil on küll viipekeel ja meie kurtide liit on natukene selle kõnekeele vastu nagu töötanud. Me oleme arendanud see viipekeele tõlketeenuse nii heale tasemele, et nagu ei olegi enam vaja seal. Aga nagu see ütles, et praegu on see tööturg väga lai. Näiteks kurtide liidu ettevõtetes on vaevalt paarkümmend kurti veel tööl ja need on vanad inimesed. Noored on kõik läinud laiali teistesse firmadesse seal. Ja nende seisukohalt oleks neile parem, kui nad suudaksid suhelda. Natukene rääkida. Sest ma olen vaadanud, et firma juhti ei taha iga tööasja pärast tõlke kutsuda. See ju maksab ka. Ja siis nad sulaksid kuuljatega rohkem kokku. Neid austatakse rohkem ja mine ise oma päev. Mul on selle sinna kõrgem, ma sain hakkama. Nii. Kas õppimine peaks olema kohustuslik või ikkagi vabatahtlik? Praegu peaks ikka kohustuslik olema vähemalt lastel. Praegu ei ole neil piisavat motivatsiooni. Ma arvan ka, et see on pigem kohustuslik õppe ja õppekavas peaks seda olema sees. Ja kõneõppe on teatavasti selline asi, mida ka nii klassis nagu 5-6 õppida on raske. Pigem on see ikkagi üks ühele õppe, eriti kui alguses on vaja hääle seade panna paika, kuidas A välja tuleb kurgust või kuidas kaad või mingid susisevad tähte öelda. Me sellest äsja nähtud videoloost kuulsime ja nägime ka, et see õpetamismeetod seal Porkunis oli väga karm. Kas on ka mingisugune leebem võimalus olemas? No aga võetas ojast, aga siis ei olnud viipekeele tõlketeenustega midagi. Ja need vanemad kurdid olid sunnitud ise püüdma hakkama saada, sul nende motivatsioon. Aga meil on see tõlketeenuse tase nii kõrgel, motivatsioon hakkab kaduma. Ma tooksin välja 2 erinevat aspekti. Üks on keeleõppe ja teine on õpetusprotsess üldse, erinevate ainete õppimine. Et keeleõppe ja ma eraldi tooks välja veel ka kirjakeeleõppe just, et see lugemise õppe, et need on sellised asjad, ilma milleta tõepoolest ei ole võimalik elus edasi minna, ei ole võimalik ajalehtigi lugeda. Ja... See tähendab, vabandust, korra vahele, see tähendab seda, et kurt inimene, kui ta eesti keelt ei oska, siis ta ei oska ka lugeda või ta ei saa pigem aru sellest tekstist, mida ta loeb. Ta puudub sõnavara. Ja näiteks ka viipekeele lauseehitus on hoopis teistsugune. See ei ole, et ma lähen kool või kooli. Küsimus oli ainult grammatikas, küsimus on ka lauseehitus. Viipekeeles oleks see, kui tõlkida otse nüüd eesti keelde, siis mina kool lähen, oleks sõnade järjekord. Aga ja seoses sellega, aga kui viipekeele põhine on kõik õppe, siis eesti keel tulebki selline väga konarlik ja väga grammatiliselt vale. Nii et tegelikult igal juhul see kõige tähtsam, mis on nüüd rahvusvaheliselt selgeks saadud, on see, et tuleb lapsed saada lugemise juurde. Kõigepealt ilmselt tuleb nendes ka huvi äratada selle kõnekeele õppimise vastu. Ja, näiteks Rootsi koolis on selline komme, et kui lapsed said ühe raamatu loetud, siis lasti üks pall suurde torusse, mis ülevalt läbi koridoride alla tuli. Ja siis, kui see toru ükskord täis sai, siis oli suur pidu koolis. Volli, kurdil inimesel eesti keelt õppida on väga keeruline. Eesti keel on raske keel. Pöördeid palju, minul töötavad ju need Helini kooli kurdid
käivad ka osaliselt töötavad minu juures, peavad ka tegema projekte, kirjutama. Ma ütleksin, kirjakeeleoskus väga hull ei ole. Ainult neid, nagu ütlesid, need pöördelõpud ajavad seegi. Ise tunnistavad, ei saa sellest aru, aga see, et koolist viipekeel oleks takistuses, viipekeel peab jääma oma naha peal. Meil on Uralses koolis, Tartu koolis, see oli viipekeel samamoodi. Aga näiteks ettekütlused, mina ei suutnud kirjutada. Ei saa suupalt aru. Keemia mõisted, see oleks viipekeeles selgitatud. Oleks kõik arusaadavam olnud. Praegu noored ütlevad ja ma vaatan ka, et teadmised paremad. Viipekeeles saab kõik paremini lahti seletada mõisteid. Noh, ma võrdleks seda niimoodi, et kui teile öeldakse, et hakake nüüd hispaania keelt õppima ja kõik õppeained ongi ainult hispaania keeles ja kui te eesti keeles sõna vahele ütlete, siis ma ei tea, vastu näppu ei saa lüüa, et kuhu siis lüüakse. Et see ei ole see, et tegelikult ikkagi viipekeel toetab nagu materjali omandamist ja küsimus on selle õige balansi leidmises, et nüüd ühest küljest materjali sisu tuleks välja ja teisest küljest tuleks ta ka grammatiliselt õigelt, aga järjest rohkem ja kõige tähtsam minu arvates on ikkagi just lugema õppimine, sest materjali omandamine ilma õpikutest lugemata on suhteliselt ikkagi võimatu. Polli, kas see oskus, mis teil olemas on? See kurt arub nägemise kaudu ja lugedes tekste, tal jääb ka automaatselt pääse sõnad, asetus, grammatika. Sama nagu ütleme, et õppisin soome keele selgeks, vaatasin soome telekat, sõnamatud ei muutunud. Jääb nagu nägemismärun kurtidele ja lugemisharjumus motiveerida, aga arvutid aitab ka praegu kaasa, seal on kõik kirjakeeles, see aitab kaasa ka. Motivatsioonist oli siin ka juttu hästi lühidalt, mis oleks see peamine motivaator, mis paneks kurdid inimesed õppima kõnelemist? Kõlas siin, et gümnaasiumi osas juba vabatahtlik on vähe. Ma arvan, et väike lapse puhul on ta kurt või on ta kuulja, ega me ei saa väga teadlikust lähenemisest rääkida. Siin ikkagi on see, kus peab see kodust ja koolist see surve tulema. See äratundmisele jõudmine, et see on parem, see tuleb aastatega ja ega siis ütleme ka nii, et mõned kurdid ka praegu, kes saaks nagu kuuldeaparaadiga ja telefoni, mobiiltelefoni näiteks eri asendisse panna, saaks rääkida, aga kurtide kogukonnas häbenevad. Kurb natuke, aga vast see asi nii see on. Aitäh teile siia stuudiosse tulemast ja vaatame vahepeal veel ühe videolõigu ära, siis jätkame juttu järgmise inimesega. aastane Toomas Sarapuu töötab Eesti Televisioonis fototoimetajana. Kolleegides on olnud Toomas elurõõmus ja abivalmis inimene ning ka suur suhtleja. Toomas lõpetas 9 aastat tagasi Eesti Kunstiakadeemia ja enne seda Porkuni kurtide kooli. Tema kõneoskus on just selle kooli õpetajate teine. Ka Toomas on tänaste noorte kurtide puhul täheldanud seda, et motivatsioon kõnet õppida on väike ja kõneoskus koos sellega paraku samuti. Mis seal teistmoodi on? Kuidas tundub, kas praegu Eestis on parem rääkida või vaikselt viibelda? Ja stuudios on Aivo Erm, kellega me jätkame täpselt seda sama teemat, kena noor inimene.
mis oleks üks motivaator, üks kõige olulisem motivaator, mis paneks kurdi inimese kõnelemist õppima? Ma arvan, et kõik on seotud inimese oma andekuse ja huviga. Mõni inimene õpib väga kiiresti rääkima. Mõni inimene võib ükskõik kui palju proovida, pingutada ja püüda ja ikkagi ta ei õpi mitte kunagi rääkima. Kõik on ikka seotud inimesega. Osad inimesed räägivad väga hästi, osad inimesed ei räägi üldse. Ja kõik on seotud inimese oma andekusega ja oma tahtega. Kas oluline on ka hea õpetaja? Mõlemad on olulised. On oluline ka laste andekus ja on ka oluline hea õpetaja. Kokku tuleb tulemus. On head õpetajad raske leida Eestis? Ja kui mina näiteks mäletan, kui mina käisin koolis, siis väga tihti õpetajad vahetusid. Ei olnud pidevalt ühed samad õpetajad. Oleks olnud pidevalt üks õpetaja ja kui ta oleks nagu õpetanud süvendatult ja oleks inimene, oleks palju parem olnud, aga kuna õpetajad vahetusid, siis õpetus jäi nagu puudulikuks. Kas see tähendab ka seda, et Aivo meiega siin stuudios ei räägi? On see selle tulemus? Koolis õppisin ma rääkima küll ja oma lähedaste ja ka tuttavate inimestega ma suudan rääkida, aga siin stuudios, kus on hästi tundmatused, siis ma kardan natuke rääkida, ma üldiselt siis pelgan. Kurdid on väga kokkuhoidev kogukond ja kuuljaid ehk natuke võõristatakse. On nõnda? Ja, on jah. Vaheteval on jah niimoodi. Mina ise tunnen näiteks ka, et kui ma suhtlen kuulja inimesega või ma kohtun, ma ikkagi nagu jään distantsiga suhtlema. Kas kuulja ise võtab ka selle distantsi? Jah, vahetevahel on täpselt samamoodi. On väga üksikuid julgeid inimesi, kes kohe hakkavad suhtlema niimoodi vahetult. Et kõik ikkagi jah, ei suhtle niimoodi otse kiiresti ja vahetult. Aivo, oled ise lapsevanem ka ja sinu laps kuuleb ka ainult natukene. Oled sa selline? Jah, kui tal on kuulmislangus. Ma ikkagi ütleks rohkem, et ta on nagu kurt, et tal on ikka väga väike kuulmine. Oled sa selline lapsevanem, kes tahaks, et sinu laps õpiks rääkima, kõnelema? Kodus ikkagi ma räägiks oma lapsega viipekeelt, sest see on minu lapse esimene keel ja see oleks ka tema arenguks väga hea. Aga kui ta hakkab koolis käima, siis tema ise, võt täpselt samamoodi kõik sõltub tema andekusest ja sellest, kuidas ta koolis õpib. Ja kui talle siis meeldib, loomulikult võiks ta õppida rääkima, aga kodus me räägime viipekeelt. Aga kodutoetus on olemas? Ma ju ise ei kuule, selles mõttes ma ei oska oma lapse kõnet korrigeerida ja aidata. Et selle koha pealt, jah. Keeruline natuke. Ja õigus keeruline. Väga paljud kurdid vanemad on üllataval kombel tegelikult vastu sellele, et nende lapsed õpiksid kõnelema. Ei tea, miks see nõnda on? Jah, kurdid vanemad või jah? Jah. Kõik ei ole ikka vastu, ma ei usu päris seda. Ei ole. Et laps õpiks kõnelema, ei ole, ma ei usu seda. See on ju väga hea, kui laps räägib. Muidugi on see ja viipleb ka. Aivo saab tegelikult oma eluga väga hästi hakkama. Hea haridus, hea töökoht. On see kurtide seas erand? Ei, ma ei ole erand. Väga paljud kurdid on saavutanud samamoodi selle, et neil on kõrgharidus ja neil on hea töökoht, ma ei ole erand. Viipekeele tõlgiga saab kõrgkoolis käia Eestis? Ja ülikoolis saab käia, loengutel on viipekeele tõlk alati olemas. Kui tõlki loengul ei ole, siis on ikka väga raske, peaaegu võimatu. Arvuti on suur abimees, sealt saab materjali lugeda. Kui mina käisin ülikoolis, siis arvutit kasutati veel mitte nii palju kui praegu, siis kasutati vähem. Nüüd on muidugi arvuti kasutamine nagu muutunud laialdaseks. Mida sa, Aivo, ootad kuuljatelt inimestelt? Mismoodi nemad peaksid kurtidega suhtlema või kuidas nendesse suhtuma?
kes me viipekeelt ei oska. Kohe, kui ma kohtan teda, kuidas te tahate, et ma vastan, kui ma tunnen seda kuuljat inimest või kui ma teda mitte kunagi tunnen esimest korda? Ei tunne. Ma tahaks, et ta mõistaks, et ma ei kuule kõnet, et ta saaks sellest aru. Siis ma sooviks, et ta oleks tähelepanelik minu suhtes, et ta artikuleeriks hästi aeglaselt ja ta räägiks hästi ilusasti, hästi aeglaselt, et mitte ta ei läheks kohe minema ja hakkaks mind kartma kurti inimest. Aitäh, suur tänu! Ja selline oligi see tänane Revidentide saade. Homme õhtul on siin stuudios juba Vallo Toomet ja teised teemad, aga ma usun, et tänane teema oli küll selline, mis vajab ka teil, head kuuljad, kodus järelemõtlemist. Revideeritud.